Väga tihti räägitakse, et teised inimesed on meile peegliks ja ma ei ole sellega nõus. Tegelikult ma olen ise seda meelt, et selliseid puhtaid peegleid on väga raske leida. Ehk siis inimesi, kes tegelikult päriselt saavad näidata meile empaatiliselt ja heatahtlikult kätte meie nõrgad kohad ja meie tugevused, neid on väga-väga vähe. Küll aga ma olen seda meelt, et erinevad suhted, erinevad elulised olukorrad näitavad meile küll väga hästi erinevaid meie külgi. Nii neid ägedaid külgi, seda ilu, mida me võib-olla endas ei näe võib-olla mida me oleme peitnud iseenda eest või maailma eest või ka neid kohti, kus me oleme ennast maha salanud või pisendanud. Ja samamoodi ka erinevad inimsuhted, erinevad olukorrad näitavad meile ka neid külgi, mida me enda puhul eelistame mitte näha, kuhu ei ole mugav vaadata, mida me võib-olla ei tahaks mitte kellelegi näidata. Need tulevad nähtavale ennekõike lähedastes suhetes. Ehk siis teine inimene ei ole peegel ja teine inimene tegelikult ei ole ka süüdi selles, mis nähtavale tuleb. Ja vot see on see vastutuse koht. See tõeline vastutuse koht on see, et okei, kui miski selle inimesega suheldes tuleb nähtavale ja see tekitab muus erakordselt halva tunde, ma tunnen ennast kuidagi ebapiisavana või valena või mis iganes või tunnen mingit põhjendamatut süütunnet, ilma tegemata midagi valesti, ilma eksimata iseenda vastu või minemata vastuollu oma mingisuguste väärtuste põhimõtetega, siis mis siis, kui asi ei ole teises inimeses, vaid asi on selles, mis nüüd nähtavale tuleb ja kust kohast see üldse pärineb. Väga paljud sellised asjad on tegelikult mingid väärad seosed kusagilt lapsepõlvest või teismeeast, või siis otse loomulikult need samad emotsionaalsed traumad, mis on kuidagi lihtsalt ära pakitud, ära ratsionaliseeritud. Kogu see viha ja valu ja pettumus, mis pole saanud kunagi läbi kogetud. Need tulevad nähtavale suhetes. Teine inimene ei ole peegel ja teine inimene ei ole ka kannatuste põhjus.